tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus. Tervitused, lugupidamine ja armastus. Täna on väga külm, sõbrad. Eile ütlesin, et on külm, aga täna on veelgi külmem. Tõesti külm. Just sadas korralikult vihma, isegi rahe tuli kõvasti. See kestis umbes pool tundi kuni tund aega. Nüüd, kui ilm on raunenud, mõtlesin, et teen teile ühe video. Meie talusse tuli uus pereliige, puudlitõugu. Seekord ei ole ta külaline, vaid võtsin ta endale. Varsti näitan teda teile. Ta on tõesti suurepärane ja tark laps. Praegu on ta konteineris. Alguses panin ta puuri, kurat, meie puudel on ikka väga ulakas. Võtsime täiskasvanu, mitte kutsika. Praegu on ta umbes 1-aastane. Ta põgenes puurist. See on ka üks neist suurt kasvu puudidest. Kui ma õigesti mäletan, siis nende suurused jagunevad 1, 2, 3 ja 4. See on üks neist suurematest. Varsti näete ise. Mul on teile palve. Ärge valmistage mulle enne seda pettumust. Palun, et mind toetada. Pange videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. See teeks mind väga õnnelikuks. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Te vaatate neid videoid. Vend, te ei pane isegi ühtegi laiki, ausalt öeldes teeb see mind kurvaks. Kas sa arvad, et like toob mulle raha sisse? Ei, vend, sellist asja pole. Ma vaatan like, näen, kui palju teile videod meeldivad, mõtlen, et inimesed toetavad mind. See teeb mulle rõõmu. Ja isegi kui see tooks raha sisse, siis see, mis me teenime, ei lähe meie taskusse, vaid kulutame selle lastele, sõbrad. Olge head, ärge hoidke oma toetust tagasi. Täna lasin Ketše välja, lasin Pusat Vaba välja. Pusat! Kus mu minu lõvipoeg on? Anatoolia tõeline poeg. Minu kena poeg, Pusat Vaba. Mašallah sulle. Minu Pusat on korralikult kaalu suurde võtnud. Hästi kosunud. Aga talle panime ühe keti kaela. Meie mees on oma keti ära võtnud. 2 tundi on möödas, kui ma ta lahti lasin. Pärast seda lasin ka Apollo Paava lahti. Näita nüüd mu Pusati kehaehitust. Vaata. Mašallah, mu lõvipojale. Ta tuli Sivase mägedest. Hundikoer kangal. Minu lõvi. Tead, selle minu Pusati suguvõsa on väga tugev. Mašallah, minu kena poeg. Kas näed seda saba sellel lõvikutsikal? Originaalne Sivas kangal. Apollo! Apollo on ka heas vormis, sõbrad. Vahel läheb Pusatiga tülli, nagu näete. Pusat, tule siia! Tule, Pusat, Apollo, tule, poiss! Lasin ka Apollo lahti juba 2 tundi tagasi. Mõtlesin, las see lõvipoiss jalutab. Minu ilus poeg, oh jumal, ma ohverdaksin end sinu eest. Karismaatiline poiss. Mašallah sulle. Tule, Apollo, tule. Ilm on külm, vaata. Võta see puu üles, ülemine puu. Sõbrad, siin on tõesti hull torm, vaadake. Ausalt, siin on väga imelik torm. Kas Marla on tulnud, mu kallis? Mu kallis? Mu kuninganna. Tule, läheme nüüd. Lähme vaatame nende poegi. Varsti lasen ka Testanil ringi joosta, et nad saaksid mängida. Valmistasin jälle lastele süüa. Vihm, pori, talv või torm, meie jaoks pole vahet. Mis teha? Meid ootavad meie lapsed. Nende nimel töötame edasi. Tede välja arvatud. Tede jaoks ma enam ei tööta. Las Tede jääb sinna. See Tede jäägu siia. Ma panin ulaka Tede sinna kinni, mul on nüüd süda rahul, ausõna. Ma panin ta sinna kinni. Kuule, filmi mu tuvisid sealt. Ma näitan selles videos ka natuke oma tuvisid. Minu lõvid, varsti lasen teid lendu. Need tuvid, hardid, haned vend. Neile meeldib selline vihmane ja külm ilm. Vaata, kõik on sihtkohta kogunenud, näed? Vaata nende ilu, mašallah teile. Mašallah minu beebidele. Tule, võta siit ka üles, vaata, Marasi kohta. Vend, kas sa näed, kuidas pärast vihma kõik mudaseks läks, vaata? Ja viis me ei saa ka kaua, ainult korraks. Ausalt, ma ei tea, mida me teeme. See muda ajab meid ikka väga hätta, sõbrad. Me peame selle Marasi, Tšütüri, Apollo, Escobari ja Carlos sant ära viima. Vaatame, kui ma saan keevitaja leida. Proovime nädala sees ära teha. Meil on ka keevitajat vaja. Laseme need puulid ja muu kraami korda teha. Ma lasen poegimisruumi nende tubade katkisid uksed korda teha. Mul on vaja ka natuke tänavakive, sillutuskive osta. Need tuleb veel maha panna. See pori teeb elu raskeks, nii loomadele kui mulle. Vaata ise, vend, mis siin toimub. See on porist jubedaks läinud. Mašallah, mu tüdrukule. Tule täna, isa külmetab. Täna isa külmetab, isa.
Vandam vaba! Võta minu Vandam ka peale! Las rahvas näeb, mis on tõeline väärikus ja karisma! Mu lõvi! Kuidas läheb, mees? Minu nägus poeg! Tule, lähme vaatame Hektori ja seina juurde. Loret! Mida te teete siis? Seina, ma ütlen sulle, ära hüppa nii palju, aga sa ikka jätkad. Ma ütlen seda sellepärast, et me paaritasime ta ju Hektoriga. Kui ta liiga palju hüppab, siis ei jää tiineks, saad aru? Sellepärast ei tohiks ta liiga palju hüpata. Loodetavasti midagi halba ei juhtu. Hektor, baba, kuidas läheb, lõvikutsikas? Näed, see Carlos on viimasel ajal kõvasti pildis. Kas sa kuulsid, Hektor? Minu lõvi küll. Tas Carlos kasvab veel natuke. Kumb te arvate? Kumb on nüüd tugevam? Kas Carlos või Hektor? Ootan teie kommentaare. Kirjutage, vennad. Alex, rahune maha. Need pomeraanianid hauguvad ikka kõvasti, mu kallid. Olete seal korralikud häält teinud. Karamel, tule siia. Nojah, need testanid lüpsame varsti ära. Testanid ootavad juba valmis. Ma saatsin need hommikul juba korra välja. Et nad saaksid ringi jalutada. Eks ole. Nad jalutasid hästi ringi, mängisid. Nüüd laseme neil ka vabalt olla. Hommikul oli ilm soe. Nüüd koeraga on nii. Sa pead ta harjutama nii kuumuse, külma kui kõige muuga. Ta peab nii kuumust kui külma kogema, et loom saaks immuunsuse. Meiega on samamoodi. Vaata, mina ei külmeta kergesti, aga see ilm paneb mind külmetama. Kujutage ette, kui külm on. Memadki peavad igasugust ilma kogema, ka märjana ringi käima. Nad peavad ka kuumuses higistama, lumes ringi käima, saad aru? Me peame nende immuunsust tugevana hoidma. Minu lõvid. Ja Phil. Nüüd nad on keraamilisel plaadipõrandal. See plaat on betoonist. Poegadel põhjustab see jalgade kõverdamist, sellepärast on neil vaja ringi liikuda. Seetõttu hakkasin ma neid nüüd hommikul ja õhtul välja laskma. Reina, mu lõvikene, tule siia, näitame mu tuvisid. Sest ma ei tee tuvide videot. Te olete minu peale väga pahased. Vaata mu pusatit. Mu lõvi poiss. Mu ilus poiss. Tule, tule. Ma annaks su väärikuse eest kõik. Sa oled üllus enda laps tõesti. Tulge, sõbrad, laseme tuvid lendu. Oo, ka beebid on välja tulnud. Oota, kas see oli tsirafõstõk? Fõstõk eematas mind ära. Ma arvasin, et mõni teine koer tuli. Näita nüüd mu pisikesi. Beebid, mida te teete, mu kallikesed? Kas igatsesite oma ema järele? No nii, mu talleke. Kus on mu talle? Kus on minu talle? Kus on minu talle? Kas teil on kõht tühi? Isa tegi teile jälle head kalapuljongit. Õhtu annab, eks ole, kallis. Minu beebid on ju näljased. Ma annaksin nende eest kõik. Miks te selles vihmas väljas ringi jalutate, vaadake? Kõik on kokku tulnud. Ma tahtsin need anda, aga loobusin, vend. Ausalt, ma loobusin. Ma armastan neid väga. Vähemalt siin nad harjuvad ära. Kui nad suureks kasvavad, siis nad hakkavad kanasid ja teisi loomi kaitsma. Koos võstikuga. Sellepärast mõtlesingi, et las ta jääb. Näidame jälle oma igapäevast rutiini ja toitu. Tule siia, tule. Kuidas meie toit välja tuli? Alla, vaata. Kas sa näed, kuidas ta on oma mahla välja lasknud? Vaata seda, vaata lihtsalt. Ma annaksin tema eest kõik. Vaata selle vee värvi, vaata seda kollageeni. Vau. See ongi tervis. Teate, miks ma eriti kollageenist räägin? Kollageen on eriti tähtis luude ja skeleti arenguks just noortel, sõbrad. Need luud saavad tugevad olema. Randmed, koljuluud, kõik kohad arenevad, saite aru? Seetõttu anname oma poegadele rohkelt kollageeni. Aga liiga palju ei tohi anda, muidu tuleb kõhulahtisus. Selle koha peab ettevaatlik olema. Kui tal tekib kõhulahtisus, mis siis juhtub? Siis muutub ta haigustele vastuvõtlikuks. Näiteks mõned ütlevad mulle, ka napuljong maks näiteks, kas need ei tekita kõhulahtisust? Tekitavad küll, eriti kui annate maksa puhtalt, siis tekitab see 100% kõhulahtisust. Sa pead selle hästi koeratoiduga segama. Kvaliteetne, filmi neid, filmi. Issand jumal. Mašallah, las kodumaa näeb lindu, võta üles. Minu lõvid, vau, ma annaks teie eest kõik, vau. Kas sa näed neid tegelasi? Sellise tormise ilmaga. Linnuti kanduvad sinna poole, kuidas nad lendavad, mašallah. Minu lõvid. Tegelikult peabki lindu sellise tormise ilmaga lendama panema. Poeg, kas see, kes neid jälgib, on seal taga kull või lind? Seal taga on üks must lind.
see vist ei ole kull, ei, see on tuvi. selline torm on, et nad paiskuvad õhus ringi. ei saa rahulikult lennata, saad aru? Mašallah, minu lõvidele. Need on ehtsad Anatoolia omad. Võta üles, las kodumaa näeb linde, võta üles. kui ta pole saltotuvi, ma ei pane teda ukse juurde, hoiatan. vaata, hiljuti tuli siia üks inimene. ta ütles, mitu saltot see loom teeb? iga salto eest annan 1000 liiri. meie lindudest üks. ma arvan, et ta lendab praegu üleval, ma ei tea täpselt, milline. üks neist tegi järjest 50 saltot. ta võttis välja 50 000 liiri ja näitas, ütles, et kannab selle minu kontole. ma ütlesin, et ei anna. unusta 50 000 liiri, las annab 100 miljardit, ikka ei anna. poeg, me oleme selle asja fännid. said aru? tuvidele susistav mees, Taifun Demirzi, vaata. Vot. tegelikult ostan endale ühe vilet. kui sa vilet puhud, lendavad need minema nagu vilistaksid, jah? kui sa vilet puhud, lendavad nad minema. filmi ka neid üleval olevaid. miks need lõvid ei lenda? Need on pigem see puhkav seltskond. aga teised tuvid, vaata, kuidas nad lendavad. Tõusevad ja maanduvad, vaata. kui keegi kaugelt neid näeks, arvaks, et tegu on kotkaste parvega. vaata, mašallah, teie eest annaks end ära, vau. tule, poeg, tule alla, poeg. tule. tõstame need ka üles, eks. kui me veel vilistada oskaksime, oleks täitsa super. siis oleksime tõelised linnumehed. ainult vilet jääb puudu. noh, anna minna. noh, poiss. tõuske ülesse, tõuske! vot see ongi mõnu, vend. meie oleme selle asja mõnusas osas. said aru? meie oleme selle asja mõnusas osas. puhas mõnu. kuramus! tundub, et kalakuudi katus on vist veidi mädanenud. kui ma peale astusin, hakkas see praksuma. ma ei näe tuvisidki, nad on ikka päris kõrgele lennanud, mašallah. Vau. Mašallah teile, mu kallid. Need on kallid, tõesti kallid. Las ma tulen siit alla korraks. ma ei saa nüüd aru, miks ma siia üles tulin, meil pole isegi keppi käes. sellistel hetkedel, kui lindudega tegelen, lähen elevile. vahel juhtub selliseid asju. kas meie linnud lendavad? jätame nad rahule. tõmba kits siia, tule vaata siia, jumala pärast. vaata, kui armas see meie kits on. kuule, Pamuk, mida sa teed, Pamuk? sa oled paiste läinud, tüdruk. näen, et sul on hea tuju. minu Pamuk. tema on ka kanakuuti läinud. näed, ta hängib seal. Vot, tubli minu tüdruk. küllap toon kanad ka järgmisel nädalal. meil on vaja neid kanu veel umbes 20 juurde võtta, sõbrad. veel 20 tükki. tegelikult, tule, teeme nii, tule. anname neile tibudele natuke kalapuljonget. Nad seisavad väljas. roomi on vähe. et neil see soojaks läheks, sõbrad. miks nad nii palju karjusid? mis toimub, halloo? Ares, lähme. kao minema. eeslivaen lõppes. nüüd alustas ta kitsega. me paneme nendele poegadele kanapuljongit. aga kuidas me paneme? kui me natuke luid puhastaksime. kuidas me nüüd selle kanapuljongi loomadele paneme? kulpi on vaja. kulpi on vaja. kas pole mingit kaussi? teeme siis nii. tõstame siis poti üles. Bismillahirrahmanirrahim. lase loomadel veidi sees soojeneda, eriti poegadel. sest need puutuvad väljas mudaga kokku. kas sa näed seda head kraami? Vot. tule. tule poiss. kana sina ära joo. tule, võta need ära. olgu see mu beebidele kasuks. kus teie vend on? kanad ka joovad. loomade sees läheks soojaks, see on terviseks. kuule, kuhu nende vend läks? võtame neilt ühe õevenna. tule, mu tüdruk, tule, ma annan sulle süüa, tule. joo sina ka, mu kallis, tule edasi. saage seest soojaks.
olgu see kasulik minu kallikestele, näed sa, kui hea meelega nad joovad. Vahepeal annad sa lisatoitu, aga meie anname sulle seda iga päev. Võta linnud ülesse, vaata, nad laskuvad alla, vaata taevasse. Oot, mašallah. Oot, mašallah teile, mašallah. Et kuri silm peale ei hakkaks mašallah minu lõvidele. Ma tunnen, nagu ma ei olekski päris elus, vaid otse kui luuletus või maal oleks mu ees. Ausalt öeldes näevad nad välja nagu maalvend. Kui see on vale, siis öelge, et on vale. Ares, sa ajal mu pea valutama, vaata. Ares! Aitab! Tulge, lähme välja, sõbrad. See Arese lõugamine väsitab ikka ära küll. Oodake nüüd, ei, sina mine ette. Ei, tütreke. Oodake seal. Vaata, nüüd Arest, nüüd on ta kitse vaendane. Kits, anna sellele Aresele üks korralik keretäis, et ta aru pääseks. Poiss, vaata, hakkan sulle kohe pahandama, ära puutu kitsi. Noh, oota. Ära hakka üle meelikuks minema. Mine eemale. Tule, kõik on korras, rahune. Jälgige mind, tulge. Tule. Selle pori jaoks leiame ka juba mingi lahenduse, sõbrad. Võta Apollo kaadrisse, Apollo, vaata. Apollo hoiak on super. Vend, vaata, kas sa näed tema saba. Nagu kuul, ausõna. Nagu kuul oleks rauas ausalt. Minu lõvi. Vaata, kuidas ta pusataga vastu hakkab. Ares, ole tark. Tule siia, sina oled ka ainult tühipaugutaja, jah? Ausalt, sa oled ainult tühipaugutaja, vaata. Kui sa ei kavatse kakelda, siis ära haugu, ära sega. Milleks seda vaja on praegu? Kas see pole tõsi? Tal pole julgust kakelda. Ta haugub niisama tühja. Apollo, tule siia. Tule, las ma siritan oma Apollot. Apollo on külmade ilmade koervend. Ta on ju karvane. Ta armastab külma ilma väga. Vaata, Ares. Ares, ole korralik. Mašallah, mu lõvi. Aitab juba, kurat. Kas ma peaksin ka selle kinni panema? Oota, ma panen selle ka kinni. Aga kuhu me selle kinni paneme? Me sidusime ju mõlemad uksed kinni. Ma tahtsin nüüd meie puudli lahti lasta. Huvitav, kas see hull ründab puudit? Aresi käitumist pole alati võimalik ette näha. Me pidime ju täst sanna lõlarta lasma. Me unustasime selle ka ära. Olgu siis järgmises videos laseme testaminari lahti. Tule! Nüüd! Ma ei laseks teda ka praegu lahti. Seekord pean ka nende järel käima. Olge rahulikud, noored. Printsess, see olen mina, eks? Printsess pidas mind võõraks, sõbrad. Ta ründab mind. Tüdruk, oled sa hull? Mina olen Taifun Demirci, sinu ainus isa. Mäletad, ma päästsin su täravalt. Kas mäletad? Tule, võtsin kaputsi maha, tule. Tütar, kas sa pidasid mind võõraks? Hull tüdruk, hull. Kui see kapuuts mul peas oli. Sa arvasid, et ma olen võõras? Kurat, mu printsess. Kuidas sa isa ära ei tunne? Kas kõik on ainult kapuuts või? Kas sa mu häält ka ei tunne ära? Oota, Natasha, ei! Ärge puutume printsessit ausalt, ta ei tunnud mind ära, hulluke, noh. Niikuinii, kui keegi aeda tuleb. Ta ei lase niisama sisse, isegi maskiga mitte. Nad ründavad kohe. Ära puutu, Natasha. Tegelikult, kui sa vaatad, siis Natasha on ka minu peale koerte pärast kade. Ares samamoodi. Natasha samuti. Tulge nüüd, lähme ühte konteinerisse. Sees põles ka meie ahi, lähme soojendame end. Võtame selle puuhalu ka kaasa. Paneme selle ahju ka. Ausalt öeldes on täna ilm jääkülm, sõbrad. Kirjutage kommentaaridesse, kas teil seal sajab lund. Enamikus kohtades on lumi juba sadama hakanud. Hommikul olin jälle TikTokis otse-eetris, tulge TikToki. Taifun Demirci TV, lõpus on tukle V. Seal vestleme teiega. Olgu Kallus, vaba, rahu Kallus. Minu kena poeg. Vaata, võta puudel aknast ära. Poeg, kas sa tulid aknast välja, lõvikutsikas? Me tuleme sinu juurde. Minu kena poeg. Nüüd lähme kiiresti sisse. Koerad ei tohi sisse tulla, sina mine ees. Ei, tütreke! Ei, tütreke! Paša, mida sa teed, Paša? Minu kena poeg! Kas sa ajasid kogu maja segamini? Noh, sina ulakas. Kas sa ajasid kogu maja segamini? Mis siin toimub? Tule siia, tule siia, tule! Tule! Oh, see ilus poiss.
las ma võtan selle jope nüüd seljas, sõbrad. Ma ei saanud mugavalt istuda. Oota, poiss! Tule sina siia. Mine sinna, oota mind seal. Oota nüüd. Isa teeb suda kohe pai. Peatu! Vaata, see uus koer, kelle me tõime. See on tõesti suurepärane koer, ausalt. Tule! Tule, poiss! Nüüd ma näitan teile ka, kuidas ta teiega käitub. Selle poisi tõug on puudel, eks? Tal pole muide nime. Oota nüüd, ulakas, oota nüüd. Vennast, ta tahab väga palju tähelepanu, väga palju armastust. Ta on uskumatult tark. Ta on väga mänguline, väga inimsõbralik koer. Tal pole nime, me paneme talle nime. Nagu ma enne ütlesin, neil on eri suurusnumbrid. See on üks neist, mis on veidi suurem. Aga ta on suurepärane laps, vend. Tõesti, mulle see väga meeldis. Seekord mõtlesin, et võtan endale ühe puudli. Ta on ka koolitatud. Eks? Selle lugu on ka natuke segane. Vaata, selle koera leidsid nad tänavalt. Olgu, keegi tõi selle mulle suvilast. Oli tänavale visanud. Pärast seda, kui ma õigesti mäletan, hoolitses ta eest natuke ka žandarmeeria. Siis leidis žandarmeeria talle uue omaniku. Seekord oli loomal ka seal raske. See on nüüd kodukoer. Meil on üks vend nimega Volkan. Pärast seda võttis tema selle endale. Tema suutis ka 3-4 päeva kodus hoolitseda. Ta elas kortermajas, koer haukus palju. Seekord tekkis tal probleeme. Pärast seda ütles mude, kas sa võtaksid ta enda juurde? Kui ei saa, siis... Ma ütles, et ei taha, et ta varjupaika läheks. Ma ütlesin, vend, too ta siia, me võtame ta vastu. Ma ütlesin, et meil võiks üks puuder kaasas olla. Pärast seda võtsin ka tema endale, sõbrad. Aga muidugi ei saa ta puuris olla. Tule. See on kodukoer, ma võtan ta siia enda kõrvale. Aga ka Isabel on siin, kuidas see nüüd saab olema, poeg? Jah, me peame nad Isabeliga ära harjutama. Palun soovitage ka mu pojale ilus nimi. Vaadake, talle sobiks, eks? Ootan teilt korralikku nimesoovitust. Vaata, kuidas ta aknast välja vaatab. Joh, koerad tegid ka aknad mustaks. Nad lõid käppadega kõik poriseks, sõbrad. Tule. Vaata, nii ma näitan teile tema mõningaid harjumusi. Tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss, tule. Tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss, istu. Istu, tubli poiss. Anna käpa, anna käpa, anna käpa. Vaat, kui tark poiss mul on. Tule siia veel kord niimoodi, oota. Oota, istu, tule. Poiss, tule, 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 poša. Istu, istu, anna käpa, anna käpa, anna käpa, anna. Anna, tubli poiss mul, tubli oled sa. Näete, ta oskab istuda. Ta oskab käpa anda. Ja siis ära puutu mu kindaid, ära, kuule. Tal on toakombed selged. Ei tee kodus häda, kui häda tuleb, siis ta niutsub. Selles osas on ta ka väga tark. Tubli mu lõvi. Nüüdsest jääb see ka siia meie juurde, vend. Tulevikus võtan talle ka emase, et tal oleks kaaslane, eks. Ma arvan, et see sobib meile. Meil on alati olnud karmid koerad. Olgu meil natuke ka selliseid armsaid koeri. Neid pole eriti palju. Võta ka meie ahjust pilti. Mine siit ja näita. Meie ahi, mašallah, põleb korralikult, kas näed? Oh, jumal tänatud. iPhone Virgi teeb seda tööd. Tule tee ka ülevalt pilti, põleb, vaata, 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 vaata. Pärast õuest tuppa tulekut hakkas mul selle sooja tõttu nii hea. Oota, lisame sellele veel ühe halu juurde. Neist õhematest. Las meie ahi põleb korralikult, vend. Las meie ahi põleb korralikult. Mašallah. Olgu, oota, ma kutsun selle poisi siia korraks. Tule siia, poiss. Tule, kena poiss. Tule, 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 istu. Istu mu kõrvale. Istu mu kõrvale. Nägite, kui inimese sõbralik ta on. Tavaliselt ei ole tema nägu nii terav, sõbrad. Siin olid tal ka karvad. Karvad on kääridega ära lõigatud. Natuke viltu ka, sellepärast tundubki see koht terav. Kui karvad tagasi kasvavad, siis nägu muutub jälle endiseks. Tal olid karvad silmade ees, ta hakkas halvasti nägema, sellepärast lõigati need ära. Aga kui natuke liiga palju lõigati, siis jäi see koht selline tömp. Nüüd las need karvad kasvavad pikemaks. Pärast seda näeb ta nägu parem välja. Kas ma võtan su nüüd välja? Minu lõvi. Kas ma võtan su välja? Tutvustan sind teistele. Tule nüüd siia. Tule nüüd siia. Tule ja võtame ta välja. Aga ukse juures on ju ka Apollo ja Pusat. Nemad jalutavad seal ringi. Urina hääli kostab. Oota, las ma vaatan. Siis läheme meie enne välja.
vaatame, mis seis on. selle järgi siis. oota nüüd, oota. vaata sinna, vend, kõik ootavad ukse juures, kõik. nüüd tule siia. ei, oota, poiss, sina oota. oota, lõvi. mida te ei suuda omavahel jagada? Apollo, mis toimub, poeg? tegelikult Apollo ei ütle neile midagi ka. Nad norivad Apollo kallal. ei mingit kaklust. nägid, seekord muutus ta ka Apollo vastu vaenulikuks. olgu, süstöö. oota, peame selle koha natuke segamini ajama, vend. vaata Pusatile, milline füüsis tal on. Pusat, vend, su rind on ikka korralikult paisunud. füüsis ja kõik, vend, on suurepärane. näita siit, eriti just siit. kas see paistab siit? Mašallah, minu lõvikesele pojale. vend, Pusat on väga jämedaks läinud, super. Ares, tule siia. tule, meie see puudel on nüüd isane, kui me ta lahti laseksime. kas ta läheks nendega kaklema? Toni. ulakas Toni, ärge kakelge, hajutage laiali. hajutage laiali, seiske korralikult. ei, ma ei taha kaklust, eks. vaata need söövad inimesi, tõesti söövad inimesi. Need söövad inimesi. oota, ma võtan puudli. tule, poiss, tule. tule, oota, mitte teie. tule, poiss, tule. tule, Voša, tule. oota, Pusat. üks hetk, jah. ma pean ta enda sülle võtma. tule, poiss, tule, Voša. oodake korraks, minge välja, kurat. kui palju koeri siin on? jookse, kõrvale. oodake, palun. sa sattusid natuke selliste kannipaaride sekka, ma harjutan sind nendega ära. oota, jälgime nüüd teda. ei, oota. ei! ei! oota, rahune maha, poiss, rahune maha, poiss. rahune maha, poiss. meie oma natuke pelgab, aga harjub ära, selline tagasihoidlikkus on hea. kui ta oleks olnud agressiivne ja neile kallale läinud, siis ta ei harjuks nendega ära. nüüd ta ju liitub uue koerakarjaga. oota, ta ei läheks ometi Meduusa juurde. tule, poiss. tule. tule, Vaša, sina, tule. tule korraks, Meduusa, mida te teete, Pusat, ma löön su pea puruks, saad aru, ole mõistlik. oota. kui ta läheb Pusati juurde. mis juhtub, nad võivad tülli minna. Pusat on natuke probleemne, teised ei tee midagi, oota, Toni. ta natuke pelgab, poeg, küll ma aitan sul harjuda. hästi, Vaša. kui ta esimest korda tuleb, on see normaalne. praegu on ta võõras koer. ta liitub koerte karjaga, aga võõral koeral on väga raske koerte karja sisse saada. kas saite aru, sellepärast ta natuke pelgab, kui ta püüab karja sulanduda. ma aitan tal harjuda. mõne päeva pärast näete teda aias jooksmas ja mängimas. me võtsime Rooma, aga ei saa teda ju koju kinni panna. tal on vaja ka ringi liikuda. Pusat natuke tõrjub teda. oota. aga ma natuke kardan seda, kui ta Meduusa juurde läheb. olgu, Carlos vaba, rahune. peatu! paneme ta veel kord enda juurde. oota. ei! rahu! ei! Pusat, ära ole üleannetu. tule, poiss, ära lahku mu kõrvalt. üks hetk, ei! me harjutame teda. praegu nad nuusutavad üksteist ja tutvuvad, kas saite aru? Pusat, sa vist arvasid, et koer on mänguasi. üritad teda hammustada nagu mänguasja, vaata. ma ei saa aru, kas ta teeb seda karvade pärast. olgu, praegu on üldised reaktsioonid väga head, vend. keegi pole rünnanud. tule. ei, asi, tule. tule, poiss, tule. oota, ma istun siia korraks. peame jälgima, oota. tule, poiss. tule, ilus poiss, tule. oota, Süsli, oota, sa sured ka kadedusest, oota hetk. oodake hetk, ma armastan teid kõiki alati. kas ma tohiks seda uut koera ka paitada? näed sa, ta otsib minu kaitset. ta on nii süütu. kus see lõvi on? oota, tüdruk, kõik on korras. oota, lase mul, kõik on korras. aitab! nii ei saa. olgu, siia peatu. tule, poeg! ma lähen hulluks. kuhu ma küll istusin, tule, Vaša! tule, poeg, hoppala, hoppala, hoppala. olge rahulikud. olge rahulikud. oota. vähemalt koer saab õnneks teistega läbi. märkasite seda, eks? selle koha pealt ei tekitanud ta meile õnneks
mingeid probleeme. vähemalt see, et ta teistest eemale hoiab, on meie jaoks eelis. vaata, pusat üritab justkui tema karvu püsti ajada, nagu ta tahaks mingit konti hammustada. aga ta ei hammusta ta. ta käitub kuidagi imelikult. tal on ju vill nagu lambal. äkki sellepärast ta nii teebki, mine tea. ma ei saanud aru. olgu, poeg, rahune. nägid, ta ei sallinud neid üldse. kuhu sa sattusid, poeg, Kusat. Pusat ei tekita minus üldse usaldust, sõbrad. oota, ta hakkas nüüd urisema. ära tee nii, vaata, ta muutus rahutuks. see ei ole lammas ega mänguasi, see on koer. ta teeb midagi oma hambaga, teeb küll. ta teeb seda kuidagi imelikult, ma ei saa aru, miks ta nii teeb. ärge nüüd, poisid, käituge korralikult. olgu, Ares! Saulakas, Saulakas! ulakas Ares! nüüd võtame selle poisi uuesti koju, vend. Nendega, nende kannibalidega on ta juba piisavalt mänginud ja ärgu nüüd määrdugu, ta jääb koju. mida sa teed, poeg? Pusat, ole korralik. ärme määrime seda ka, tule vaata. Lähme kohe tuppa, filmi ka tuvisid vaata jälle. Mašallah, vaata, kuidas nad lendavad, kas sa näed? tuvid armastavad tormist ilma, vend. oodake nüüd. oodake, ärge tulge teie. poiss, nüüd sina jaluta, eks? sobib, paša. kas su jalgadega on midagi? poriseid jalgu ei ole, eks? natuke märjad küll, aga plaatide peal on ju märg. vaata, nüüd koju jõudes on ta õnnelik. ta kartis neid, mis teha, loom ju. poeg, ma teen endale kohvi. kas sina ka tahad juua? kuhu ma oma tulema sinna panin? oota, ma olen selle sinna pannud, las ma võtan selle sealt korraks. tule, poeg! tule! kas sa jood kohvi? kas mul pole sulle midagi anda? ma andsin sulle süüa. kas sa sööd oma toitu? vaata, ta on janune, kas sa näed? vaesel loomal tekkis kohe janu. tule vaata, siin on natuke pirukat, tule. tule, kas sa sööd pirukat, jah? ulakas, kas sa sööd pirukat? ava suu, ava, tule. tule, veel on, tule. sa ei söö ju. istu, istu, poiss. oota korraks, tule vaata, istu, võta. nüüd ta istus. nüüd me premeerime teda, aga talle ei meeldinud preemia. kas ta sööb seda, jah? ei. poiss, miks sa ei söö pirukat? talle meeldis pirukas, eks, see on ju kartuliga. tule, tule, poiss, tule. võta. võta see ja söö. vaata, ma murdsin selle natuke väiksemaks. vorsti ega midagi sellist ei ole, et talle anda. kui oleks vorsti või midagi sellist, siis ta oleks sellest vaimustuses. tule vaata, võta. vii ära, poiss. tubli oled, las maitseb mu pasale. head isu, ära söö liiga palju. ta ei söögi eriti, sa ajasid kõik vaha. Nende suurim asi ongi see, et nad söövad väga vähe. vaata, need ei ole nagu meie teised. näiteks selle 15 söögi sööb meie Carlos üksi ära. arvutage nii, vend. Need söövad ikka väga vähe. teeme nüüd endale ka ühe kohvi, et sees soojaks läheks. ma ei tea, mida me selle külma ilmaga peale hakkame, sõbrad. kui me jälle töid tegime, oli ilm päikseline, aga siis läks järsku pilve. ma arvan, et tuleb korralik lumi, mitte niisama natuke. korralik lumesadu on tulemas, sõbrad. tule, mu kallis, miks sa oma toitu ei söönud? oota nüüd. kas sina jood ka kohvi? sina ära joo, eks. sina ära joo, vaata kui ilusaks see kodu läks. kallis, mul on nii hea meel, et me ta endale võtsime. ma juba niikuinii. tegelikult oli mu plaan selline, sõbrad. nüüd teate, Fõstek sünnitas ju. ma ütlesin Fõstekule, et ta lõpetaks imetamise. kui ta lõpetab poegade eest hoolitsemise, siis mõtlesin, et hoolitsen Fõsteku eest kodus. tegelikult on ka Isabel olemas, aga ma panen ta siia. see jäi alles, aga millega me selle nüüd segame? ainult jumal teab, kus lusikas nüüd on. segame sellega, mis teha, ausalt öeldes ma ei tea. ühel päeval sureme niimoodi lihtsalt ära, aga eks loodame, et läheb nii nagu kõige parem, mis me nüüd ikka teha saame. tule! tule, poeg, tule, ära seal liiga palju ringi käi. ahju juures ongi kõige parem. viska prügi ära. tule, kus on sees. tule, Paša. puhkame veidi. istu nüüd. istu nüüd, tule siia. tule, poeg. ta pole veel 2 tundigi siin olnud või? võib-olla on juba 2 tundi täis. nagu ma oleksin juba 2 tundi järjest ainult mina teda toitnud, eks. näed, vend loom tunneb, et teda armastatakse, ta saab aru. nüüd te vahel küsite minult näiteks. ma toon näiteks. täiskasvanud koer. mida sa teed, kuule? Herbert! käitu korralikult. näed ju, mida ta teeb. ma pole üldse häbi. tule siia. tule siia. tule siia. ma ei taha enam näha sellist ebaviisakust. käitu korralikult.
kas sa oled pervert, poiss? mida ma enne ütlesingi, mõnikord te küsite mult. Või ma võtaksin endale suure koera, kas ta harjuks minuga ära? Kui sa teda armastad, harjub ta sinuga ära. Miks ta ei peaks harjuma? Armasta looma, pööra talle palju tähelepanu, ta harjub sinuga ära. ma olen enamik oma talukoertest võtnud siis, kui nad olid juba suured, täiskasvanud. kui sa teda armastad, siis ta harjub sinuga niikuinii. loom peab nägema, et teda armastatakse, et talle pööratakse tähelepanu, saad aru? siis ta harjub sinuga. aga tundub, et meie poisil on jooksuaeg käes, ta teeb natuke pahandust. kui kellelgi on mõni ilus emane, siis meie poisile sobiks küll. korraldame selle kohe ära, sõbrad. Tule! Tule, Paša! Tule, mu lõvi, tule! kui need näokarvad ka korralikult täis oleksid, oleks küll hea olnud, ausalt. see on lõigatud, vaata kui pikaks see kasvab, kui ilus see välja näeb. Tule, 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 sul on nime vaja. kas sa tead, mis selle nimi võiks olla? Tule! mis nime me sellele paneme? istu ka sina nüüd paigal, poeg, kui palju sa ringi käid? Tule siia. nime otsustate teie, sõbrad. ootan kommentaarides. kui leiame ilusa nime, panen selle meie lapsele nimeks. ma armastan teid väga. ärge unustage videot meeldivaks märkida ja tellida. hoolitsege enda eest hästi. olge terved. olge terved, mu sõbrad.